Teadlastest koosneva bändi saatel Tõravere observatooriumis avatud näitus tõstab esile naiste erakordse panuse astronoomia arengusse ja universumi uurimisse. Näituse idee autorid on hispaanlased. Y nosotros la idea que tenemos es de, incorpora a mujeres astrónomas de todo el mundo, entonces nuestra idea es que en este catálogo de mujeres evidentemente tienen que estar las astrónomas estonas. Kogu näitusel on üles seotud pea 300 säravat naisastronoomi üle maailma. Nende seas ka 8 Eesti naist. Eesotsas astrofüüsik Ene Ergmaaga, kes toob välja, et mitte kaua aega tagasi oli kindel veendumus, et astronoomia ei ole naiste ala. Möödunud sajandi 50-ndatel Ameerikas ei lubatud isegi kõige vingemaid naisastronoomi öösel vaatluste peale. Miks? No kuidas läheb, naine läheb öösel mingist patutööd tegema. Mehed võisid küll minna. Kosmose teeb põnevaks just selle teadmise otsimine, kuidas seal erinevad objektid tekkisid. See maailm, mis on kokku pandud, ma ei tea kelle poolt. Ma ei tea. Aga see on nii perfektne. See on nii fantastiline. Seal on ikka niisugseid asju, et see lööb kohe hinge kinni, kui sa näed näiteks neutrontähte, mille magnetvälja tugevus on 10 astmes 14 kaussi. Mis see tähendab siis? No see tähendab seda, et kui siin seda selline magnetvälja tugevus oleks, meid siin ei oleks üldse olemas. Siin Tõraveres on naiste roll olnud alati väga suur teaduse edendamises. Võib-olla see on üllatav, sest kui maailmas ringi vaadata, siis eriti just kosmoseteaduse vallas see tihti ei ole nii. Aga täna tõesti meie paljud suured ettevõtmised on isegi naiste poolt juhitud. Näiteks meie terve tähefüüsika osakond, need inimesed, kes siin meie suurte teleskoopidega igapäevaselt, igaöiselt tööd teevad ja selle abil teadust edendavad, on suures osas naisterahvad. Yo creo que la mujer a lo largo de la historia ha sido bastante invisible, entonces hemos tenido un papel importante a lo largo de los años y es importante reconocérnoslo. Kui Tartu observatooriumis Tõraveres saab nautida põnevat näitust, siis siinsamas Toomemäel Tartu tähetornis saab homme kella 1 paiku päeval vaadata osalist päikesevarjutust. Seal korraldatakse suur üritus juba varem, võib kohale minna, muidu algab kella 1 paiku algab see varjutus, eks ole, ja 13.39 on keskmoment. Pannakse üles päikese teleskoop, millega saab projekteerida päikese ekraanile ja siis on seal ohutu vaadata seda. Ja need, kes sellest erilisest vaatepildist osa tahavad saada, ei tohiks päikese poole kindlasti palja silmaga vaadata. Kõige lihtsam on võib-olla topelt päikeseprillid, 2-kordsed päikeseprillid pähe panna, sellest ehk juba viisab.